teie, kes te kõik olete peaaegu kiilad või teil on hästi vähe juukseid, siis teil on kindlasti väga mugav seda peamikrit kanda. Aga kõik, kellel meil on niisugused pikad juuksed ja veel puhmas ka, siis see peamikker ei ole lemmik, see jääb siia kinni ja pärast ei saa kätte ja siis pool seltskonda seda arutab pärast. Nii et ma alati eelistan seda käsimikrit ja õnneks on siis see statiiv, et siis ma ei pea seda käes hoidma. Nii et tänu Jumala nende erinevate võimaluste eest. Ja ma tahan jätkuvalt tänada selle koguduse eest ja meie koguduse juhtide eest, sest et eile, kui ma seda jutlust nii-öelda siis seda lõplikku versiooni ette valmistasin, nii nagu Kristjanil, ma küll ei võrdle ennast Kristjaniga, ma olen väga väike alles Kristjani kõrval, aga mul oli samamoodi 2 suunda, kuhu selle jutlusega minna ja eelmine pühapäev oli meil need külalised siin või millal see oli, üleilmine pühapäev, ühesõnaga, ühe kellegi teise jutluse ajal Jumal hakkas kõnelema, mida ma pean ise jutlustama, siis täna teile. Ja siis ta niimoodi vaikselt kujunes ja siis eile, kui ma seda siis õhtul niisugust lõplikku versiooni või seda nägemust üritasin kirja panna, siis Püha Vaim pani südamesse, et täna panna ülistus lõppu. Ja ma võin, kuna ma olen olnud kristlane väga kaua aastaid, üle 30 aasta ja siis ma võin teile enam kui kindlalt öelda, et neid kogudusi, kus sa võid saata pastorile, kõigepealt ma saatsin talle õhtu hilja, aga ma teadsin, et ta siis juba magab, sest Elle on mulle rääkinud, et Kristjan magab ja tema on öösel üleval ja see hommikul on vastupidi. Aga kuna ma olin hommikul ise ka vara üleval, siis ma suhtlesin Kristjaniga hommikul ja palusin, et kas see on võimalik, et tõsta ülistus teise kohta. Aga enamus kogudused ei oleks sellest paindlikud. Ja selles mõttes ma mõtlen, et milline rõõm on käia koguduses, kus Püha Vaim saab juhtida koguduse teenistusi. Loomulikult me peame mingist vormist ja mingisugusest loogikast kinni pidama. Aga kui meil on see vabadus koguduse juhtidena või koguduse töötegijatena, et Püha Vaim on kuuldav, Püha Vaimu kuulatakse, siis ma leian, et see on hea kogudus, kus olla ja kus teenida. Nii et aitäh teile. Tänane jutlus juhatabki meid sinna ülistusse ja kuna täna on palmipuude püha, siis mina tegelikult võtaks sellest palmipuude pühast kinni. Ja minu jutluse pealkiri on, kas sina oled pettunud oma kuningas? Sest palmipuude püha on ju see hetk, kus Jeesus tuli eesli seljas Jeruusalemma, kus rahvas talle, eks ju, hüüdis ja nii-öelda võttis teda vastu kui kuningat. Ja see on tegelikult palmipuude püha on teekond ristile. Aga õnneks mitte ainult ristile, vaid ka ristilt alla, hauda ja õnneks ka hauast välja ja taevasse Jumala trooni juurde. Ja tegelikult see teekond, kui sa oled täna kristlane, kui sa täna kristlane ei ole, siis sa saad tegelikult sama selle nii-öelda ristitee ja sealt edasi kaasa teha. Ja ma lõpus annan sulle eraldi juhendid, mida siis teha, kui sa jõuad sinna risti alla. Aga meie kristlastena tihtilugu unustame selle Golgata tee ära. Ja me kepsutame sinna trooniruumi, lööme jalaga ukse lahti ja mõtleme, see on ju meile siin loodud ja meie oma ja meie oleme siin osalised ja me unustame tegelikult selle Golgata tee ja selle teekonna ära, kuidas üldse saab minna Jumala trooni ette. Aga alustame siis algusest, et kas sina oled pettunud oma kuningas? Kui me vaatame juudi rahvast, kes siis sellel ajal elas, siis nad olid rõhutud Rooma valitsuse all. Ja Rooma võim rõhus rahvast igat pidi. Küll ta võttis neilt igasuguseid üleliigseid makse ja see rahvas oli suhteliselt nurinat täis. Ja juutidel on siis Vana Testament ehk Tanak. On see nende piibel, mis on siis peaaegu täpselt samasugune nagu meie Vana Testament, kõikide siis nende erinevate raamatute ja prohvetitega. Ja nendel oli väga selgelt õpetatud, et nemad ootavad kuningat, nad ootavad messiat ja päästjat. Ja nende lootus siis Vana Testamendi prohvetite ilmutuste najal oli tekkinud väga selge pilt, et milline see kuningas võiks olla.
Ja arvestades, millised sõjad ja vallutused olid läbi Vana Testamendi olnud ja millisest vaevast niikuinii Iisraeli rahvas oli läbi tulnud ja Egiptusest pääsenud ja lõpuks ometi jõudnud siis peaaegu nii-öelda oma siis õigesse staatusesse ehk siis tõotatud maale ja nüüd need roomlased. Jälle rõhutud, jälle jama, jälle on ebamugav. Ja kui me loeme ette Vanast Testamendist, mis siis oli see juutide pilt, millist messiat nad ootasid. Näiteks 4. Moosese raamatus on 24. peatükis ja 17. salm ütleb nii. Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed. Ehk siis ikka korralik kuningas. Kuningas tuleb ja valitseb oma jõulise käega ja purustab vaenlase. See oli üks pilt. Siis me lähme Jesaja raamatusse 9. peatükki, 5. salm. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu. Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Ehk siis jälle võimas kuningas, kelle õlgadele pannakse kogu vägi ja kogu au ja kogu rahva nii-öelda tulevik. Ja sellega nad kogu aeg ennast, ma kujutan ette, julgustasid ja võib-olla isegi ütlesid roomlastele, et oodake, küll meile tuleb varsti kuningas ja päästja, siis ta teile alles näitab, et te siin rõhutame uhketes rüüdes meid. Siis, kui me lähme edasi Jeremiasse, Jeremia 23. peatükis 5. ja 6. salm on nii. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse, issand meie õigus. Nii, lähme edasi Danieli raamatusse. Siin on neid profeteeringuid ka sellest nii-öelda Jeesuse ristisurmast, aga kui sa oled rõhutud rahvas ja sa ootad messiat, siis ma kujutan ette, et variserid ja need õpetlased kütsid ikkagi üles ennast sellise tõelise kuninga ja sõjajumalana, sest seda me näeme Uues Testamendis. Nii, Danieli raamatus 7. peatükk 13 ja 14 salm ütleb, ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabub elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Järjest uhkemaks läheb, Nii. Ja nüüd, kui me vaatame siis seda pilti ja kui sa mõtled, et need variserid ja juudi rabid kütsid ennast üles, et no nüüd ta tuleb. Ja siis sünnib Jeesus. Sünnib Jeesus kuhugi kaugele, ühe lihtsa pere juurde, puusepa perre, kuskil hällis, kuskil heinte peal. Aga no hea küll, nad pigisid silma kinni, nad mõtlesid, no see kindlasti ei saa olla meie messias, no see ei saa olla. Ja nagu te teate Uues Testamendis, kes te olete lugenud Uut Testamenti, kui palju variserid üritavad siis provotseerida Jeesust, et kes sa siis oled? Ega sa ei ole ju ometi messias, sa ei saa ju olla see, kes on meile tõotatud, sa ei saa olla see võimas kuningas, kellest meile on räägitud. Vaata, kuidas sa riides oled. Vaata, mis sa teed, sa oled nagu kerjus koos teiste kerjuste lihtinimestega.
Sest et kuningas, kui me vaatame Rooma valitsust, kui me vaatame näiteks Egiptust, kus oli Iisraeli rahvas, eks ju, juudi rahvas olid orjadena, millised olid vaaraud, milline uhke rüü kõik, see on valitseja. Mitte see ori, kes kannab sul seljas neid kive. Ja oled sa kunagi üldse mõelnud selle peale, et miks Jeesus sündis lihtsa inimesena? Sest meie siin, ma võiks enam-vähem öelda vist, et me oleme siin kõik lihtsad inimesed. Me keegi ei ole Donald Trump või mingi suurest kuninglikust, Inglise kuninglikust soost või me ei ole keegi miljardär, kellel kõik teenijad, eks ole, ja käime, ma ei tea, uhkelt helikopteriga. Me oleme kõik lihtsad inimesed. Me teeme iga päev oma tööd, me teenime Jumalat. Et miks Jeesus pidi sündima lihtsa inimesena? Kas sina oled mõelnud selle peale? Mina olen mõelnud selle peale. Ja minule sai see väga hästi selgeks kunagi hästi ammu, kui ma olin veel noor kristlane ja ma olin, kuna ma olen kunsti erialasi põhiliselt oma elus õppinud, siis ma olin niisugune suhteliselt boheemlaslik. Mul olid niisugused laiad püksid ja natuke lohvakas see, võib-olla kuskil oli mingi auk kulunud, ja niisugune lõbus ja ma olin ülistaja olevistes, ma olin õnnelik inimene ja siis, kuna ma olin õppinud Pilatese tehnikat, mis oli tollel ajal Eestis alles, ma olin esimene inimene, kes seda tutvustas ja õpetas, kutsuti mind eliitklubisse treeneriks. See oli tollel ajal staatusklubi, seal käisid kogu Eesti või vähemalt need, kes olid Tallinnas, kogu see koorekiht, valitsuse inimesed, kõik kõige rikkamad inimesed, kõik kõige edukamad inimesed, nemad käisid staatusklubis. Ja siis kutsuti mind sinna treeneriks. Sest mina olin ainukene, kes valdas Pilatese tehnikat ja siis ma nii hästi mäletan, sest ma olin väga armastasin Jumalat ja ma teenisin Oleviste kirikus ja minu meelest meil juba kodutute töö vist vaikselt oli alanud ja ma olin igati südamega kaasas ja tegutsesin ja siis läksin sinna eliitklubisse esimest korda. Ma ei mäleta, kas mul oli isegi mingi auto, mis pool logises ühest otsast ja teisest otsast ja üks ratas oli mul kaenlas, et sellega sõita. Aga ühesõnaga, sinna ma läksin, olid need tantsija niisugused räbalad riided seljas ja istun seal uhkes foajees ja ootan siis, et millal siis minu treeningu aeg hakkab saabuma. Ja siis need inimesed, kes sinna klubisse tulid, läksid sellest foajeest siis nii-öelda mööda ja nad vaatasid mind, nagu ma oleks reaalselt kodutu. Ja nad umbes nad ei uskunud oma silmi, et kes see ometi siin meie klubis on niisugune räbalates ja niisugune. Ja ma mäletan, et ma vaatasin nende pilke ja ma algul ei saanud aru, et millest selline segadus, ma ei saa aru. Nendel olid kõik, kellel olid Gucci dressid ja kellel olid Mucci dressid ja kellel olid mis iganes dressid. Ja siis mina oma räbalates. Ja siis ühel hetkel, ja mul tekkis endal ka küsimus, et mida ma siin teen. Et ma olen eks ju kunstnik, ma tegutsen kanuti aias üldse ja teen mingisuguseid hulle etendusi ja asju, et mis ma siin üldse teen. Ja äkki Jumala vaim hakkas kõnelema mulle. Ja siis, kui need inimesed möödus, nad läksid sealt nii-öelda sellest ooteruumist mööda, et minna siis riideid vahetama garderoobi. Ja kui nad sealt möödusid, siis ma hakkasin ise neid vaatama. Siis ma hakkasin vaatama, miks nemad mind vaatavad. Et mis siis mina nii imelik nende meest olen, et kuidas ma siis nüüd nii. Ja äkki Jumala vaim ütleb minu südamesse hästi vaikselt. Ja ma näen nägemust, samal ajal kui ma seal istun, ma näen nägemust ja Jumal näitab igaüks, kes nendest mööda läks sealt, milline oli nende hing. Ja äkki ma hakkasin nägema neid nii naiste kui meeste rahvaid, võt sellistes kodutute kaltsudes, rääbakad, mustad, haisvad, ise niimoodi kasimatud. Ja ma olin niimoodi, et appikene. Ja Jumal ütles, et see on nende hing. Katki, räbalates, murtud, haavatud, pattu täis. Aga nendel on lihtsalt need vahendid, et see pealt ilusaks teha. Ja teate, ma sain nii suure südame nende inimeste vastu, ja siis ma sain aru, et ma olen õiges kohas. Ja pärast seda ma töötasin aastaid seal ja pärast igat Pilatese tundi oli siis niimoodi,
1 või 2 naist nuttis mu õlal, keda ma sain siis lohutada, sest lihtsalt kuna minuga kaasa tuli Jumala vaim, siis nad said seal nii-öelda siis selle treeningtunnis nii puudutatud, et mitmed tulid, et kas ma võin rääkida ja nii et ühesõnaga ma olin õiges kohas, lihtsalt nende jaoks ma algul nägin natuke imelik välja. Pärast mulle pandi ka Nike dress selga, siis ma sobisin natuke paremini. Aga see näitab nagu seda, et Jumal vaatab seda maailma väga teistmoodi. Ja tegelikult, miks Jeesus sündis lihtsasse perre ja nii-öelda lihtsate inimeste juurde, oli sellepärast, et tema jaoks olid need kuninglikud. Maaria süda oli nii puhas Jumala ees, et Maaria oli kõige kõrgemas staatuses Jumala silmis. Ta oli nii puhas, et tema kätte sai usaldada sellise missiooni. Ja need variserid ja need juudi rabid, kes olid uhked ja nägid oma uhketes, rõivastes ja väga õpetatud, inimesed ei näinud, milline on nende süda, aga küllap Jumal nägi, et milline räbal on tegelikult nende enda süda. Ja me tihti inimestele, me näemegi nagu vastupidiselt, me vaatame, et oi, kui kaunid neiud ja oi, kui kenad inimesed siin on, nii puhtad ja te lõhnate nii hästi. Aga Jumal näeb, millised me tegelikult sees oleme, mis siin südames, mis siin hinges on. Ja sellepärast sündis Jeesus inimeste keskele, sest me tegelikult vahet ei ole, millised rõivad sul on seljas või mis parfüüm sul peas on, või kas sa elad lossis või osmikus. Jumal näeb meid kõiki ühtemoodi. Ja tema vaatab meie hinge sisse ja tema näeb seda hinge olukorda. Ja tema jaoks me oleme ühed õnnetud räbalad. Eriti, kes veel ei tunne Jumalat, aga need, kes me tunneme Jumalat, me tihti ka ikka hea meelega hüppame sinna porri jälle. Ja ikka me jälle vahetame oma kuningliku rüü nende mustade, koledate räbalate vastu. Ja kohe mõnuga. Ja siis on jälle jube piinlik endal. Nii et tegelikult Messias sündis täiesti õigesse kohta. Täiesti õigesse kohta, sest me enamus olemegi täiesti tavalised inimesed. Me kõik oleme. Ja kui nüüd Jeesus siis selle palmipuude pühal oma eesli sälu seljas sõitis Jeruusalemma, oli seal nii-öelda see lihtne rahvas, kes kõik hõiskasid Hoosianna. Aga mida see Hoosianna tähendab? See tegelikult tähendab, Hoosia tähendab päästet või päästa. Ja naa seal lõpus tähendab palun nüüd. Ehk siis Hoosanna, nagu me eesti keeles ütleme, või Hoosianna, tähendab, et päästa meid nüüd. Ehk siis see oli see auline nii-öelda kuninga vastuvõtt, et nüüd tuleb kuningas, kes meid päästab. Nüüd tuleb kuningas, kes tõstab meid välja sellest hädaorust ja vabastab meid ometi nende roomlaste käest. Ja me saame ise olla uhke kuninga rahvas. Ja Matteuse 21.9 ütleb, Hosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, Hosanna kõrgesti. Ehk siis tegelikult see on nagu nii-öelda ühes nii see appihüüd, kui see, et ma tean, et tema saab mind päästa. Sest kuidas see lihtrahvas teadis, sest ega variserid ei hüüdnud seal seda. Ja ega need rabid ei hüüdnud seal tee ääres Hoosianna. Usute? Sest piiblis ei täpsusta tegelikult, aga kui me vaatame, kuidas need variserid ja kirjatundjad kohtlesid Jeesus, siis nemad kindlasti ei kutsunud teda kuningaks. Neil oli niigi piinlik, et ta ise nimetab ennast Jumala pojaks ja nad olid surmani piinlik roomlaste ees, et nende kuningas, siis, kes väidab ennast olevat kuningas, on niisugune räbal. Et nendel ei olnud midagi uhkusega ette näidata. Ehk siis ma kujutan ette, et need variserid sisisesid kuskil kõrval tänavates ja vaatasid sealt nii-öelda majade vahelt, kuidas inimesed jubeldasid, kui Jeesus tuli. Ja tegelikult nad ju teadsid Vana Testamenti. Eriti need õpetatud rabid, eriti variserid, nad tundsid Vana Testamenti. Nad teadsid ka kõiki neid profeteeringuid, mis Jeesuse kohta oli, et ta tulebki alandlikult, ta tulebki eeslisälu seljas, aga nad kuidagi ei tahtnud seda omaks võtta.
ja kõik see ju see Messias oli neile ette kuulutatud ja nad ikka ei tahtnud seda omaks võtta. Sest see inimlik soov olla kellestki üle või olla parem või näidata kellegile koht kätte, see on nii inimlik tegelikult, olgem ausad. Vahel tekib endal ka, minul tekib küll vahel, et tahaks kuidagi teada, et oleks natuke parem vahel. On ju? See on nii inimlik ja loomulik. Ja eriti, kui sa oled veel rõhutud või keegi kuidagi alandab sind, siis vahel tekib küll siuke tunne, et jumal, tõsta nüüd mind, et ma saaks näidata, et tegelikult ei ole asi nii, eks ju. Ja see on ka loomulik mõnes mõttes. Aga nüüd ja see rahvas juubeldas, sest nad olid kuulnud, eks ju, mis imetähtesi Jeesus tegi. Nad ju rahvas järgis teda, see, kuidas ta toitis, eks ju, tuhandeid inimesi ja kuidas ta tervendas ja kuidas ta isegi Laatsarust ju vahetult ennem palmipuude püha üles äratas. Nad olid seda kuulnud ja tegelikult nendel tekkis omakorda selline massipsühhoos. Tema on meie päästja, sest lihtrahvas suutis temaga samastuda. Variserid ei suutnud, aga lihtrahvas suutis vähemalt temaga samastuda, sest ta oli sama lihtne nagu nemad. Ja kui nüüd mõelda seda kõike seda eellugu ja kogu seda eufooriat ja kogu seda, et talle hüütakse, et sa oled meie päästja, siis vaid nädal hiljem see sama rahvamass karjus täies kõrist, lööge ta risti. See sama rahvamass, kes hüüdis, et tule ja päästa meid, meie hoosi anna, lööge ta risti. Mõttetu tegelane, lööge ta risti, teda ei ole vaja. Oled sa kunagi mõelnud selle peale? Ma ei tea, kas sa oled Tallinnas läbinud, on see oikumeeniline, see ristitee vanalinnas. Me oleme Mardiga paar aastat vist teinud selle kaasa. Ja teate, mul on järjest rohkem nagu iga kord, kui ma selle kaasa teen, ma saan aru, et oppikene. Et see kuidagi saab nagu elavaks su sees, kui sa kõnnid sealt ühes sellest Jeesuse peatusest, kus ta murdus ja kus ta kukkus ja kus ta, eks ju, nõrkes. Ja sa seisad seal loetaks neid piiblitekste. Ja siis lauldakse neid, seal on põhiliselt vist need katoliku kiriku need rahulikult sellised nagu ülistus, nagu fraasid, mis lauldakse. Teate, see on nii sügav kogemus, ma väga soovitan kaasa teha see ristitee, kui vähegi on võimalik. Aga meil eestlastel puudub selline taust nagu juutidel. Meil ei ole beebist pealne olnud õpetust, eks ju, Vanatestamendi alusel, meil pole üldse, kes me oleme natuke vanemad inimesed kui teie siin, siis meil ei olnud üldse mingit usuõpetust, eks ole, ja kirikud olid põranda all. Täna, eks ju, noortel on vabadus käia kirikus, aga ega see vabadus ka alati ei tingi, et kirikusse tullakse. Nii et ehk siis meil puudub tegelikult see taust. Aga mis siis on meie ettekujutus või mille baasil tekib meil ettekujutus, millised on kristlased või milline siis see kuningas on? Ja meil tekib see ettekujutus selle baasil, mida me näeme, millised on kristlased. Ja tihti lugu me näeme seda, et kristlased on nii õnnelikud kogu aeg. Nendel on vist kogu aeg jube hästi. Ja küll nendel ikka ärid õitsevad. Näed, kogu aeg läheb hästi ja kõik nagu, ja ma juba näen nägusi. Aga niimoodi tihti lugu tundub, sest et meil on see mingi sisemine rahu, mingi sisemine kindlus ja see jätab mulje, et eks mulle on öelnud üks inimene, et talle tundub, et kristlased vahel ülbetena. Aga kui sa tunned oma Jumalat, siis pigem see on selline rahu ja kindlus, millega sa oma asju teed. Ja see võib, kui sa oled siukene ekstravertsem nagu võib-olla mina või Mart, see võib tunduda ka ülbusena, et ma olen väga enesekindel selles. Samuti vaadatakse tihti lugu kristlasi, et oi, nendel on suhted kõik korras. Õnnelikud abielus ja kõik õitseb. Lapsed nii ilusad ja nunnud ja käivad kõik kirikus ja laulavad halleluuja. Ei tee kunagi ühtegi pahandust, kahtes ei ole. Ma ei tea, millistes kristlastes küll jutt käib, aga ja tegelikult, mis siis juhtub, on see, et kui see siis inimene
kujundab selle pildi sellest kuningast, sellest kristlusest, sellest Jumalast. Ja siis juhtub see, et ta tuleb kirikusse, kus oleme meie. Ei ole kõik nii roosiline, meil on tegelikult hästi palju kannatusi, meil on elus on raskusi, me lähme läbi paljudest pimedatest orgudest, meie abielud purunevad, meil on lastega üks ikaldu saab teist taga, neid kiusatakse taga või nad ise teevad mingit jama või on see või teine häda. Äri ka ei lähe. Jumal ütleb, tule põlvedele, siis läheb paremini. Küsi minu käest nõu. Ja siis, kui me tuleme Jumala juurde, siis meil tekib niisugune tunne, vaadates siis koguduses ringi, ja siis me hakkame tihtilugu ise nägema neid räbalaid enda ümber. Sest meil oli nii helge pilt, meil oli nüüd see pilt, mis alguses oli seal staatusklubis, et kõik olid nii ilusad ja viisakad ja nad olid väga ilusad inimesed. Imeilusad, kõik juuksuris käidud ja kõik oli täiuslik. Kadedusega vaatasin, kui ilusad. Aga siis, kui sa tuled sisse ja sa õpid tundma inimesi, siis tulevad ju nende nõrkused välja, nende isiksuse omadused. Nad võib-olla solvavad sind vahel, võib-olla ründavad sind täiesti ootamatul hetkel. Võib-olla ei vasta üldse su ootustele. Võib-olla nende parfüüm sulle ei meeldi väga, sa mõtled, ma loodan, et ta minu kõrvale istu ja nii edasi. Ehk siis aga ma räägin ülekantud, eks ju. Ja tegelikult me hakkame nägema neid räbalaid, aga me unustame vaadata enda räbalaid. Ja siis meil hakkab tekkima see tunne, et ma ei taha siin kirikus käia, ma tahaks käia kuskil, kus käivad intelligentsed inimesed, kus on haritud inimesed ja viisakad ja viksikud. Ja siis me pettume oma kuningas. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, ja me oleme endiselt praegu sellel Golgata teel, ma igaks juhuks maalin teile selle teekonna ette, sest miks me sinna ülistusse lähme lõpus on see, et siis me lähme sinna trooni ette, aga me käime koos selle Golgata läbi. Ja käime koos selle ristipuu läbi ja haua läbi, et me saaksime olla vabad, et ülistada oma kuningat. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, et kui näiteks sinu silmis on väga auväärsed, on targad inimesed või edukad inimesed või teadlased või nemad ikka ju teavad midagi. Või et näed, tal on ikka mitu doktorikraadi, see on ikkagi inimene. Või temaga mulle sobib vestelda või temaga on ikkagi huvitav vestelda. Ega ongi huvitav, ega ma ei ütle midagi. Aga me kuidagi kujundame oma pildi Jumalast samamoodi nagu juudi rahvas. Et niisugune lihtne rändõpetaja. Et ma ikkagi pigem räägiks haritud inimestega ja oleksin nende edukate inimeste juures. Ja me unustame ära, et miks Jeesus sündis lihtsa inimesena ja lihtrahva sekka, nagu ma alguses ütlesin. Ja me unustame ära selle, et me võib-olla oleme kunagi kristlasena, kui sa oled päästetud, kui sa ei ole veel, siis sul ei oleks seda kogemust veel, aga kui sa oled päästetud kristlane, siis sul võib-olla on see kogemus, kui sa tundsid seda Jumala suurust. Aga kuna me ikkagi elame siin maailmas ja meid kogu aeg nii-öelda ahvatletakse maha müüma seda kuninglikku rüüd, ja meil üritatakse ikkagi raha asemel anda see orjarüü tagasi, siis meil süda muutub tuimaks. Ja me unustame ära oma kuninglikku staatus. Ma ei tea, kas keegi oli siin, kui ma rääksin sellest, et me palvetame nii, nagu me usume, milline on Jumal. Ma rääksin palve teemal. Ja see sama asi, et kui sa usud, et sa oled ori, sa palvetad nagu ori. Aga kui sa usud, et sa oled kuninga tütar või poeg, siis sa lähed hoopis teise tundega oma isa ette. Sest sul on ka autoriteet ja sul on ka meelevald. Orjal ei ole meelevalda. Ori võib viisakalt minna oma isandalt küsima, et vabandust, et kas ma tohiksin võib-olla saada ämbritäie kurke perele. Aga kuninga pojal on meelevald ja autoriteet. Ja kas sa oled mõelnud, et kui sa siis pead neid inimesi, kes on justkui targad või edukad või uhked või ilusad või kuulsad, et kas sa oled kunagi mõelnud, et kogu see tarkus,
mis kõikidel nende maailma kõige targematel inimestel on koos, on fraktsioon sellest, mis on Jumala tarkus. Jumal teab kõike ja palju enam. Need pisikesed pingutused, mida teevad teadlased, et natukenegi mõista, mis asi see inimese keha ikkagi on, kuidas see küll kõik kokku käib ja kõik need miljonid, triljonid bakterid ja mis asi see kõik on ja nad siiamaani murravad pead. Aga Jumal on selle loonud. Ja rääkimata kogu universumist, galaktikates, kõigest. Ja Jumalal on kõik see tarkus, sest see on tema looming, see on tema kunstiteos. Ta teab igat mateeriat, ta tunneb igat materjali, ta teab igat asja. Või kõik see geniaalne looming, mida me ülistame, et vau, Coldplay, milline fantastiline, eks ju, muusik. Või see, oi, millised imelised etendused. Aga kus see looming tuleb? See tuleb Jumala allikast. Ja muidugi inimene, kui ta on patune, siis ta võib ka selle loomingu allika keerata oma pattupidi ja luua sellest ka patuseid asju. See on ka meie nii-öelda pärand, kui Jumala loodud, eks ju, inimesed. Aga, ja kui sa maadled oma äriga, mis on tänapäeval ju hästi tüüpiline, et paljudel on maadlemist oma äride või oma tööasjadega, Jumalal on kõik see äritarkus. Sa ei pea tegema läbi tingimata kõiki EBS ja TalTech ja kõiki asju, et saada aru. Muidugi võib absoluutselt, mina käin kogu aeg ülikoolis, ma siiamaani pole peatunud. Mulle meeldib õppida ülikoolis, sest et see on ka loomulik osa elust ja inimeseks olemisest, et me tahame areneda. Selle on Jumal meisse pannud. Aga me kipume vähendama Jumalat veel vähemale tasemele, kui inimesed on. Selle asemel, et võtta see aeg ja pühendada Jumala läheduses ja otsida Jumala nii-öelda juhtimist, me loeme lõputult tarku raamatuid, mida peab ka tegema. Aga me unustame ära piibli, mis on absoluutne manual kõigest tarkusest. Aga siin on üks kood, siin on see kood, eks ju, see on see pühavaimu kood, nii-öelda, kes avab meile need tarkused ja avab selle teadmise. Nii et ja tihti me unustame ära, et see kõik, mis siin on ja mis meil on ja mis on võimalik, see ongi Jumalalt ja Jumala loodud. Aga miks me selle ära unustame? On sellepärast, et me ei viibi seal trooniruumis eriti tihti. Sest kui sa võid olla kuninga poeg või tütar, mäletate kadunud poja lugu. Kui sa ikkagi lähed sinna sigade keskele ja sinna orgiatesse ja kus ta iganes käis bordellides, siis tegelikult sa unustad ära oma staatuse. Sa justkui nagu mängid selle maha, sest seal nende keskel sul tegelikult ei ole enam seda autoriteeti. Keegi ei ütle, et rikka mehe poeg, tõuse nüüd ja räägi meile. Ei, ta oli seal kõige, eks ju, madalamal. Meil kaob ära see tunnetus, et kes on meie isa. Et ta on meie isa, Jeesus nimetab meid lausa meid oma vendadeks ja õdedeks. Õde ei ütle piiblis, aga me oleme ka õed. Ja mida vähem me viibime selle trooniruumi ligiolus ja selles Jeesuse ja Jumala ligiolus, seda vähem me kogeme seda võimalust ammutada sealt allikast. Me unustame ära. Me unustame selle tunde ära ja me unustame selle ära, et Jumalal on kõik teave ja tarkus ja kõik selleks, et me saaksime nagu tõusta. Johannese 18 peatükis salmist 36 ja 37 Pilatus vastas, et egas mina juut ole, sinu oma rahvas ja ülempreestid on andnud minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesus vastas, minu kuningriik ei ole sellest maailmast.
kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte, aga minu kuningriik ei ole siit. Ehk siis Jeesus väga selgelt ütles, et ta on kuningas, aga tema kuningriik ei ole siin. Ja tegelikult meie, kes me oleme päästetud, me ka ei ela siin. Me oleme siin missioonil, meil on siin ülesanne, mille Jumal on meile andnud, mida meie maa peal oma elu jooksul peaksime teostama. Ta on andnud meile anded, eeldused, ta on andnud meile südameigatsused, jõuda teatud inimesteni ja me tegelikult oleme siin missioonil. Ja vahel see aitab nagu mõtestada seda ja vabastada sellest, et ma peaksin siin üldse ja mul jälle tuleb see meelde, kuidas me Ellega ikka naerame, et me ehitame seda mõisa sinna taevasse. Et siin ei ole aega tegeleda mingi mõisade või sellega, et me ehitame seda taevasse, et me siin tegeleme selle asjaga, mis on meie missioon. Et siis sul tekib nagu õige perspektiiv, et seal igavikus, küll ma seal elan uhkes majas või küll mul seal on see lõvi, kellele ma saan pai teha või küll mul seal on see elevant taga aias, millest ma olen eluaeg igatsenud. Noh, ma toon lihtsalt näiten, eks ju. Et me ei pea neid asju siin taga ajama, et see vabastab meid sellest. Et meil ei ole nagu neid siin vaja, sest siin ei ole endaga midagi teha. Filippi 2. peatükist 9-11 salm ütleb, seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. 2. Timoteose 1:9-11. Ja meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesti aegu, nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valgete elu ja kadumatuse. See Golgata tee, mille peal me praegu oleme, on tegelikult eesmärk, et vaadata oma elu peale ja lubada pühal vaimul tuua esile meie patt, mille eest Jeesus on kannatanud. Sest kui me unustame ära selle Golgata tee, vaata, tänu Jumalale, meie ei pea kannatama neid piitsahoope ja meie ei pea rippuma seal ristil. Aga me ei tohi seda ära unustada, mis on meie patu hind. Sest muidu meil jääb puudu nii-öelda see puhastusteekond, millega minna julgusega Jumala trooni ette. Ja kui see Golgata tee on see, kus me praegu hetkel, nagu te võite ise igaüks mõelda oma elu või oma viimaseid nädalaid ja mõelda seda, et mis on need asjad, mis ei austa Jumalat. Mis on need asjad, mis ma praegu tunnen, et püha vaim ütleb, et tead, nii ei ole õige. Või et nii ei peaks tegema või tead, pane see maha, et see on sulle liiga suur koorem. Või et ütle sellest ebajumalast lahti. Ükskõik, mis see on siis, mida sa kiivalt igatsed rohkem kui võib-olla Jumalat. Ja see on see hetk, kus tuua need asjad Jumala trooni ette. Ja kui me nüüd siit edasi lähme ja me jõuame Golgata tee lõpus sinna ristile, siis mitte selleks, et surra enda patu eest, seda tegi Jeesus. Me ei pea rippuma ristil, aga me peame jätma sinna ristile oma patud, oma inimliku nõrkuse, kõik need halad, vaevad, oma kompleksid, oma alaväärsuse, oma murtuse, oma solvumised, oma võib-olla vihastamised, ka oma halvasti ütlemise, mis me teistele oleme öelnud või teod, mis me oleme teistele teinud. Ja me peame jätma nad sinna risti peale, et need saaksid rippuda seal ristil koos Jeesusega ja selle tööga, mis tema seal tegi. Ja ma usun, et see, kuna me iga aasta tähistame nii palmipude püha või ülestõusmispüha, see on kristlase jaoks kõige tähtsam püha, siis loomulikult me võidutseme ülestõusmises.
aga nagu need ristiteed seal vanalinnas, need on kuidagi nii aktuaalseks mu südames teinud just selle, et ära unusta seda teekonda. Sest kui sa ei unusta seda teekonda, kui sa ei unusta seda, millest Jeesus läbi läks, usu mind, on palju raskem pattu teha. Sest kui me lähme sealt, jätame need asjad ristile, laseme Jeesusega need koos viia sinna surmavalda ja kui me lähme sinna hauda, siis kui sa said päästetud ja oled juba ristitud või kellel on pühapäeval ristimine, siis ristimine on üks sümbol hauast, et me jätame oma vana elu sinna vee alla hauda ja me tõuseme nagu uue inimesena. Aga see uus inimene ei ole lihtsalt see, et nüüd kepsutame rõõmsamalt jälle uue inimesena edasi. Vaid ristimine on see, et ma panen oma elu maha, et järgida Jeesust. Mart üks õhtu küsis mu käest üks huvitava küsimuse, et huvitav, et miks need jüngrid ikka, keda Jeesus kutsus seal, need kalamehed, eks ju, Peetrus ja et miks nad jätsid kõik maha ja järgisid teda? Et üks asi jah, et sa saad päästetud ja sa hakkad elama jumalakartlikku elu, aga mis oli ikkagi see, mis sundis neid jätma kõike sinna paika ja järgima Jeesust? Ja minu meelest see on väga hea küsimus, mida me kõik peaksime, ka kristlastena, ükskõik, kas sa oled olnud 30 aastat, 50 aastat, 70 aastat, ükskõik kui kaua sa oled olnud usus. Miks ma peaksin järgima Jeesust? Ja ma usun, et see vastus on seal kuninga trooniruumis. Et kui sa koged seda trooniruumi ja seda Jumala ligiolu, siis ei ole lihtsalt muud varianti. Sest see maine tundub lihtsalt nii nagu mitte selles mõttes halvas mõttes tühine, vaid siis sa saad aru, et sa oled siin ainult ajutiselt. Nii nagu ma sõidan tööreisile Hollandisse. Ma ei ela Hollandist, ma ei ole hollandlane. Ma lähen, ma teen seal oma asja ära, miks ma pean sinna minema ja ma tulen tagasi. Ma olen eestlane, ma elan Eestis. Ja samamoodi me oleme taeva kuningriigi kodakondsed, me oleme sõitnud siia või Jumal on meid, eks ju, valinud siin välja, et teha siin oma töö. Ja seal Jumala ligiolus ja trooniruumis me kogeme seda Jumala aulisust. Ja ma usun, et kui täna Jeesus astuks siia sisse, isegi kui ta oleks nendes räbalates, siis ma arvan, et kui me talle korraks silma vaataksime, me ütleksime kõik, lähme järgi. Ma tahan minna, kus tema läheb. Sest mina, kui ma olin noor inimene, ma ei hakka teile oma tunnistust rääkima, see on väga pikk, aga mind väikse lapsena Jeesus kõnetas häälega ja ma rääkisin taga aastaid. Aga ma mäletan, kui ma esimest korda kohtasin kristlasi, sest ma ei ole kristlikust perest, siis ma Peeter Võsule, kes on minu usuisa, ma ütlesin Peetrile, kui ma nägin kristlasi ja kristlikke noori, ma ütlesin, ma näen nende silmades on see, keda ma tahan. Ma näen, seal on midagi, mida ma tahan. Siis ta sai aru, et ma tundsin ära Jumala vaimu. Ehk siis ma usun, et kui see Peetrus vaatas Jeesusele silma, siis tal ei olnud enam mingit küsimuski, kas teda järgida. Sest Jeesus, kuigi ta väljapoolt oli lihtne rändjutlustaja nii-öelda, siis see kuningriik ju särasta sees. Ega ta oli ju ikkagi kuninglik maa ja taeva looja poeg. Ja ma arvan, et tema silmades see puudutus, kuigi tollel hetkel meil ei olnud ju Uut Testamenti ega ei olnud nendel Uut Testamenti, mille alusel seda kõike selgitada, aga see kogemus. Ja nüüd, kui me oleme sealt ja nii-öelda, kui me oleme kristlased ja me oleme juba ristitud, siis me ei pea iga kord, kui me meelt parandame, uuesti laskma ennast ristida, sest Kristjan Elle muudkui sõidutaksid seda basseini mööda linna ja kogu aeg ristiks meid. Vaid see on see, kus me ise, nüüd Jeesus kutsub meid endid, sest mäletate, kui Jeesus oli risti löödud ja hauda pandud, mis tegid Peetrus ja need kalamehed, eks ju? Nad läksid tagasi kala püüdma. Mina ei tea, Jeesus suri ära, mis me just ikka teeme? Nad ei saanud üldse pihta, mis toimus, ennem kui tuli Jeesus, eks ju, hauast välja ja kõneles nendega, õpetas ja tuli püha vaim. Ja tihtilugu me kristlastena, kuigi meil on püha vaimu ligiolu, võiks olla kogu aeg ligi, aga kui me ei veeda aega selles palvekambris ja ei veeda aega koos Jumalaga ja selles trooniruumis,
siis me unustame selle ära ja siis me mõtlemegi, et see pühapäevane vaimupuudutus niimoodi vajub ära ja lähme jälle oma kala püüdma. Ja tegelikult Jeesus kutsub meid panema maha jätkuvalt seda vana elu, sest ta ju teab, milline see inimloomus on ja ta ütleb, et tule jälle, pane oma vana elu siia hauda ja tule järgi mind. See kutse, tule järgi mind, on kogu aeg aktuaalne. Jeesus kogu aeg kutsub, tule järgi mind. Ja nüüd, kui ta sealt hauast välja tuli, me tegelikult tõuseme koos temaga. Me oleme uuesti sündinud, me tõuseme koos temaga. Ja nüüd on see, Kalle, sa võid tulla vaikselt mängima. Ja nüüd on see hetk, kui sa oled kõik selle vana maha pannud ja kui sa oled oma südame läbi katsunud, siis minu igatsus ja mida ma tundsin, et püha vaim tänaseks juhtis, oli see, et me võiksime saada uuesti selle värske Jumala trooni ruumi kogemuse. Nüüd sa võid teha täpselt nii, nagu sa ise tunnetad. Sa võid jääda istuma ja laulda istudes kaasa. Sa võid tõusta püsti, sa võid tantsida ja hüpata Jumala trooni ees või sa võid veel tegeleda oma selle Golgata tee ja vana elu maha panemisega, kui sa oled selle jälle uuesti endale kaenlasse haaranud. Võta see aeg ise enda jaoks, sest Jumala kõige suurem igatsus on olla sinu lähedal. Kõige suurem igatsus on olla meie lähedal. Vaata, kui palju aega Jeesus veetis aega oma isaga. Ta oli Jumala poeg. Vahel, kui inimesed ütlevad mulle, et kuule, Jumal ju niikuinii teab, et mis mul mureks on, et mis ma siin ikka palvetan. Aga Jeesus veetis tunde palves oma isa ees. Mitte selleks, et talle ette laduda, mis tal vaja oli, vaid et olla tema ligiolus. Ja see oligi tema vägi, millest ta ju tegutses, tema kõik see, mis ta andis edasi rahvale. See oli see vägi, millest ta lõi need leivad ja kalad tuhandetele. Jumal igatseb sind, mitte sinu tegusi nii palju, kui sind sinna trooniruumi. Et sa võiksid kogeda seda, et sa oleksid vaba sellest maisest koormast. Et sinu väärtus ei sõltu sellest, kas sul on Viimsis uhke häärber või sul on pisikene korteri köks Lasnamäel või Koplis või kus iganes, Mustamäel või sinu väärtus, sa oled kuninga poeg ja tütar. Sa oled siin missioni retkel. Jah, vahel elame väga lihtsas kohas, et olla inimeste lähedal. Sest kui me ainult käiksime uhketes 5 tärni hotellides, siis me enamus inimestega ei oskaks millestki rääkida. Aga enamus on ju lihtsad inimesed ja sellepärast peame ka meie saama lihtsaks, et olla inimese lähedal. Ja tegelikult kõik need uhked ja targad inimesed oma südames, nad on lihtsad inimesed, kes igatsevad Jumalat. Ja nüüd, kui te vaikselt lähete sellesse ülistusse ja nüüd mida iganes Jumal teile nende sõnade läbi või selle läbi on kõnelenud. Ma loen lihtsalt 2 peatüki Heebrea kirjast, mis tõstab siin nii-öelda nagu Jumala peopesa peal sinna trooniruumi. Ja jäta kõik sinna Golgata teele, sinna ristile ja sinna hauda, kõik see üleliigne. Heebrealastele 1. peatükk, Jumala poja ülevusest. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi on ka maailmad teinud. Kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sinu.
Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Inglite kohta ta ütleb küll, ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks. Aga pojale ta ütleb, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuninga kepp. Ehk siis Jumal ise nimetab ka oma poega Jumalaks. Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut. Seepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Ja sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö. Need hävivad, aga sina jääd seisma. Kõik nad kuluvad nagu kuub ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõppe. Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks. Eks nad kõik ole vaid teenijad, vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Teine peatükk. Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei juhutaks. Sest kui juba inglite kaudu räägitud sõna jäi püsima ning iga üleastumine ja sõna kuulmatus sai oma õige palga, kuidas siis meie võiksime pageda? Kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse Issanda enda kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid, kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust ja tunnustähtede ja imedega, missuguste vägevate tegudega ning püha vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime. Aga keegi kusagil ütleb tunnistades, mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või inimese poeg, et sa temast hooliksid. Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga, kõik sa alistasid tema jalge alla. Sest kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma. Nüüd pärjatuna kirkuse auga surma kannatamise pärast. Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja. Selle, kes viib kirkusse palju lapsi, need oleme meie. Jah, nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed. Need oleme meie. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. Ta ütleb, ma tahan kuulutada su nime oma vendadele. Koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust. Ja taas, ma tahan loota tema peale ja taas vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud. Et nüüd lapsed oma liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi. Ja vabaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves, sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Abrahami soo eest. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester. Jumala ees rahva pattude lepitamiseks, sest seetõttu ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Aamen, see on Jumala sõna. Lähme ülistusse.
Ja nüüd me lihtsalt laulame siin ees, sa võid kaasa laulda, sa võid lihtsalt kuulata, sa võid lihtsalt seda sõnumit mõelda. Tunne ennast hästi ja ava oma süda, et minna sinna Jumala trooni ette. Aga ennem kui me ülistuste lähme, on 2 selget tunnetussõna, mis on kellegile. Esimene on see, et on keegi siin, kelle, kui kirjeldada sinu olukorda, siis piltlikult öeldes on see, teemonid on uuristanud sinu usku. See on toimunud erineval viisil, aga enamasti mõtete tasandil, kus tuleb teatud selline spetsiifiline rünnak mõtete näol, mis uuristavad sinu usku Kristusesse. Ja see, mida Jumala vaim ütleb, on täna on see koht ja aeg teha üks vaimne akt ja nii nagu öelda mingi elukale, kes tahab sinu koduuksest sisse tügida, sa paned jala maha ja ütled kõtt. Täna on see koht sinul öelda. Kui sa tahad, et see peatuks ja nii-öelda sinu usulaev jääks püsima ja sinu usk jääks püsima, siis täna on aeg see vaimne otsus teha, see vaimne akt selline ja tõsta nii-öelda ja võtta valik. Sest Jumala vaim ütleb ka selgelt, et sul on piisavalt infot, et teha see valik. Ja mingil põhjusel sa oled lasknud oma usku niimoodi uuristada ja Jumala vaim kutsub sind täna heas mõttes korral öeldes äkki aitab. Ja teine tunnetussõna on kellegile, ma ei tea, on need 1 või mitu inimest, aga see sõna on see, kui minna tagasi see läheb kuhugi teismes ja ikka, 10, 11, 12. Seal juhtus midagi, mille tulemusena su hinge tekkis üks selline kõverik. Ja sa oled siiani seda täna kaasas kandud ja kuidagi on niimoodi, et kui see sündmus tuleb meelde, siis sa blokid automaatselt enda sees selle ära. Sa nagu lukustad selle mõtle, et seda ei ole tegelikult olnud. Ja siis sa saad oma eluga edasi minna, aga täna Jumala vaim nagu taas väga lähedale tuleb sulle ja ütleb, et see on see koht ja see on see aeg, kus ta peaks selle lahti laskma. Täna, kui me läheme ülistusse, siis Jumala vaim ise näitab sulle, teeb selle isiklikuks, ta nagu paljastab selle olukorra ja kutsub seda Jeesusele ära andma risti puhul. Mitte ülestõusmises, aga Jeesusele risti lööduna ära andma selle valusa sündmuse ja selle läbi Jumal saab sinu hinge tervendada, sest Jumalas ei ole aega. Jumal saab ajas tagasi minna, mis meile tundub nagu loogika nihe, aga Jumal saab seda teha. Ja täna on see koht, kus ta ütleb, et täna on sinu päev, sinu aeg ja ta tõstab selle ülistuse laulu ajal selle esile, et sa saad täpselt aru, jutt on sinust, mitte naabrist või veel kellegist, vaid jutt on sinust ja sina pead sellega tegelema. Sina pead ära andma ja sa koged ühte muutust